Kilvatund. Tervituse kõigile raadiokuulajatele. Kilvatund on taas eetris pärast pikemat vaheaega, mis üllataval kombel erinevalt teistest asjadest, mis ära jäävad, ei olnudki seotud nagu koroonaga, vaid sellega, et lihtsalt üks hooaeg lõpeb ja siis teine hooaeg algab ja täiesti õigel ja planeeritud ajal algas Järva Kilva. Ma ei tea mitmes hooaeg, aga 13. Arlet teab, tere Arlet. Tere ilusat 13. päeva, jah, kõigile päike särab taevas ja mõnus on olla. Sügis on käes, öösel oli töö külmad, aga nüüd on nagu päris sügis vist lõpuks kätte jõudnud, et siia ma oli tundnud suve pikendatud jätk, aga nüüd oktoobri keskelt tuleb ka lõpuks vist sügis ja 13. hooaeg algas nagu igal sügisel Järva mälumängusarjal Järva Kilb ja Ants Käärma tegi küsimusi meie esimeses mängus, mis toimus Aravetel ja loomulikult pani kohe siuksed purakad ette, et ma lihtsalt toon näite, et kui tavaliselt on niimoodi, et 80 punkti on 40 küsimust, eks ole, õige vastus annab 2 punkti, kui on siuke pool õige, saab 1 punkti ja see tähendab seda, et 40 küsimusega on siis võimalik maksimaalselt saada 80 punkti, siis mängus saadi kolmas koht saadi 24 punktiga, mis tähendab siis seda, et see on nagu veerand punktidest, aga see oli kolmas, sest teised said veel vähem punkte. Kolmas, seda häbirüüd kandis meie võistkond. No ja meie kaotasime siis teile 2 punktiga ja jäime neljandaks 22 punktiga. No ma ütlen, nii vähe punkti ei ole, mis me saanud, ma ei tea, mis ajast ja Päästekas, kes jäi viimasele kohale seda puhku, neil oli kokku 9 punkti. Aga Ants Käärma siis andis ühe korra võimaluse. Ants Käärma vist oli nii pikalt, vaata ta viimane mäng niimoodi reaalselt, kus me saime kõik niimoodi kenasti kokku, toimus ju, kui ma nüüd ikka õigesti mäletan, suisa veebruaris vist või? Ja väike koroona naksakas, meil oli küll natuke naksas otsast ära vist. Naksas, ja ei, ikka vist märtsis kohtusime ka ja siis aprillis enam viimast mängu ei näinud. Viimane ongi ära. Ja viimane jäi ära meil. Ja Antsul vist oli nii palju aega kodus küsimusi teha, et põrutas siis kui siukesed purakad, et tõepoolest nullilingi oli nagu palju ja ma pean tunnistama ausalt, et ma nagu oma arust olen ju ka siukene uudisimulik ja loen ja kirjutan ja nad läksin taas ülikooli aga nii lollina ei ole ma ennast ikka väga ammu tundnud kui selles mängus. Eks muidugi seda kriitikat laudadest kostis, et seda korda läks nagu üle võlli, aga samal ajal ma kutsuks üles mitte väga virisema, sellepärast et eks see mälumängijad on ka omamoodi ärtud sellid ja teinekord on ikka jälle, lihtsalt küsin, natuke lihtsalt küsin, võiks ikka olla, siis said nüüd täiega, eks ole, ja seal, ja iseenesest, ütleme, vaatan meie ja teie võistkonna tasandil veel tegelikult ju mitte midagi lahti ei olnud, seepärast, et suure hambavaluga me ikkagi mingisuguseid asju mõtlesime välja ja mõnda asja ikka teadsime ka ja mis oli tavatu, oli see, et praktiliselt igas plokis oli mingi selline küsimus, mille küsimuse asetus ei saanudki mitte millelegi vihjata, sellepärast, et küsitav isik näiteks oli selline, millest mitte keegi pole mitte kunagi mitte midagi kuulnud, eks ole, aga öeldakse, et mälumängus on võitja see, antud juhul Päästeka võistkond kindlasti, et kes kõige vähem teab, sest tema lahkub sealt tagasi kõige rikkama, kui esikoha mehed panevad enam kõik ära, siis neil on ju raisatud õhtu, eks ole. Siis on, selles mõttes on nagu teine küsimus, et kas sul nendest teadmistest midagi meelde jääb või mingit tolku ka on või okei, lähme küsimus, näiteks kohe esimene küsimus, kohe põrutati meil ära, kus see esimene küsimus on, ma loen selle ette, rahvas, mõelge siis ka see, mõelge, mida siis pidi tundma üks mälumängija. Tugevad teevad, mida nad tahavad, nõrgad, mida nad peavad. Tore mõtted ära. See higihaljaks saanud tõdemuse pani kirja Traakia päritolu Ateena ajaloolane ja ärimees, kes oli Peloponnesiose sõja strateeg, kuid sattus põlu alla. Ta on äärmiselt täpse faktirohke Peloponnesiose sõja ajaloo autor, kes saabus ka praegult vaikus. Sellega oli selles mõttes väga lihtne, midagi me panime sinna kirja mingisuguse väga tuntud nime, aga ega keegi sellest midagi ei teadnud ja suur kergendus saabus siis, kui öeldi õige vastus, et midagi ei jäänud lauda, sellepärast, et see filosoof ja tark inimene oli meie jaoks nagu tundmatu. Enne saate algust umbes 4 minutit tagasi me siin koos kordasime seda nime üle, et vana inimese värkega veel ei jäänud, aga küll ta jääb. Ja muuses, tegelikult asi läheb nii palju põnevaks, et lõpuks tuleb vist ikkagi mingisugune
mingisugune teatmekoht lahti lüüa, läbi lugeda ja kes see siis oli selle? No ühesõnaga oli siuke mees nagu Tuki Tiides. Lihtsalt see nimi on nagu mingisugune huumoriraamatust. Tuki Tiides. No midagi näljaga, no kindlasti oligi tähtis mees, aga ma olen õppinud koolis nii antiikajalugu, antiikmütoloogiat, antiikteatrit, kehvasti oled õppinud. Antiik, ajalugu. Tuki Tiidese nimi on minu kõrvadest. Ajalugu on liiga vähe olnud, teatrist liiga palju olnud. No, võib-olla tõesti, et see kaalukasv on natukene vildakas olnud, aga no vaat seal ongi see küsimus, et kui sa nüüd selle Tuki Tiidese nime nagu teada saad, kas see sulle nagu teadmisena nagu midagi juurde annab, eks ole? Võib-olla, sest toodud sentents on põnev ja tegelikult mina ei kannaks neid asja nii kergelt sententse on ausalt öeldes maailma ajaloos oi kui palju. Ja igaüks teeb siin natukene targemaks. Aga kas see iga sentents sulle siis nagu, sa pead teadma selle autorit? Näiteks ma kirjutan praegu ühte uurimistööd. Aga tore on ju. Oma ülikooli jaoks kirjutan ühte uurimistööd Tolstoist, Lev Tolstoist ja õigemini siis tema usust tolstoismist, mis on muidugi ääretult põnev teema minu jaoks, võib-olla mõne jaoks veel, kellele ma kavatsen selle ettekande varsti pidada. Ja Tolstoi raamatuid lugedes, või õigemini siis lugedes tema siis nagu neid siis usulist kirjandust, mitte Anna Karenjant ega Sõda ja rahu, eks ole, või tema teisi ilakorralisliku raamatuid, siis seal on tohutult palju selliseid, et võtta lause ja pane kuhugi eraldi. Neid on tohutult palju neid mõtteteräsid. Ma olen neid välja kirjutanud, ma arvan, 100. Mul on olemas praegu, et ma võiksin sulle teha Tolstoi mõtete terve rivi ja küsida, kes on niisugused asja öelnud. Ja ma arvan, sa ei ütleks elades ära, et need on Tolstoi laused, on ju. Et selles mõttes, sa ju igat asja ei pruugi teada, kui palju on neid sententside raamatuid, üks paksem kui teine. Aga mõtle, Arle, et sa oled lisaks Tolstoile nüüd relvastatud ka Tuki Tiidesega. Tuki Tiidesega, jah. Väga tore. Minnes elu raskustele vastu. Kordame siis korral Tuki Tiides. Korda see sentents ka üle, see oli päris tore. Tugevad teevad, mida nad tahavad. Nõrgad, mida nad peavad. Väga ilus, jah. Mulle meeleb siin muidugi Tolstoi jälle, ja kes ka väga siis sellist ühiskonnakorraldust nagu taunis, kus siis 1% nagu 99% üle nagu valitseb, et see nagu ei ole õige, sest et me oleme Jumala silmis sündinud kõik siiski võrdsetena ja peaksime sellisena ka elama. Ja muidugi sellised mõtted ei meeldinud siis tolleaegsetele valitsejatele, aga see ei ole tänane teema. Teine kord, kui kutsud, ma võin sulle Tolstoist kohe terve saate rääkida siin. Aga see pole üldse välistatud. Lähme edasi, samas küsimuste plokis oli üks küsimus, mida oleks võinud teada ja tegelikult ma olin ju jälle kuulnud ja me ei arvanud ära, enamus ma kujutan ette arvas. Müügil olevatel kanamunadel on peal numbritest ja tähtedest koosnev kood, mida näitab esimesel kohal olev number. Selleks numbriks saab olla kas 1, 2, 3 või 0. Meil oli lihtne, minu jaoks on see kood ülimalt tähtis, ma vaatan seda koodi alati. Aga tead, mis meie häda? Puuri pidamist ei toeta mina ühegi sendiga. Aga tead, mis meie häda on? Meil on sama rida, meie võistkonnas ilmnes, et ei ole ühtegi poemunade ostjat. Kõigil on kas siis oma... Mina ostan poemune selle koodi. Mina käin oma naabri juures, kellel on suur kanafarm ja kanafarm, ei, täitsa ametlikult ja võtan tema käest mune. Samas mul ämbja kanu, ämmamunad on meil pidevalt laual on ja mitte ämmamunad, vaid ämmakanade munad, ämmamunad on laual. Et ei teadnud ja kõik ütlevad, kõigil meie võistkonnakaaslastel oli mingid omad munaliinid ja ei tea, mis see 1, 2, ei tea. Aga tähendab see seda puuris või vaba või õrrel pidamise varianti? Kanade pidamistingimused, 0 on siis mahe, minge siis poodi. 0 on mahekana, need siis peaksid, ma ei tea, see mahedus on vist söögist tingitud, et mida neil antakse, et ei anta neid mingid... Ma ei tea, mis need eeskirjad on, võib-olla tuleb need kord 6 Estoniasse kontserdile ka viia, aga ma ei tea. Suured ei, ooperilauljad kutsutakse kanavarmi, nad lauavad selle õrre taga niimoodi vaikselt ja siis klassikatähed ja muud. Ja 1 on siis vaba, see on arusaadav, vaba pidamisel kanad, eks siblivad siis kuskil õue peal ringi. 2 on õrreamad, see tähendab siis, et need on sellised, kes siis on nagu natuke suuremas puuris, ma saan aru, jah? Et nad on siseruumis siiski, aga... Neil on võimalik õrre peal, kanal on see, kana peab läbi magama õrrele, eks ole, ja see puuris pidamis üks kohutav piin on ju see, et see loom, Ja siis 3 on see, kes on puuris, kus tõesti 10 kana on ühel ruutmeetril nagu siis koos ja seal katsuvad siis omadega eriliselt jälk asi tegelikult. Ma leian, et seda asja
poleks vaja, minu arust selle asja võiks ära lõpetada, ära keelata, see muna maksab natuke rohkem ja sama koht nagu see karusloom, ma saan ilma kraeta oi jumal, see karuslooma täna suisa Riigikogus arutusel, et lõpetada karuslooma kasvatus mis mingi teema selle ümber käib ja ma usun, et see on aja küsimus, millal see lõpetatakse. Ma loodan ka siiralt see on kohutav piinamine ja teine, ma olen ka seda meelt, et see tuleks ära lõpetada, kuigi jah, mingisugused karuslooma kasvatajad räägivad, et see on väga tore karusloomi kasvatada, aga samas, no halloo, kas sa pead ikka panema nüüd päris karusnahka endale ümber ihu. No nii, okei, see oli siis nüüd esimeste küsimuste blokk ja esimeste küsimuste blokis ja siin oli veel üks tore, näiteks Rumeenia aladel sündinud Austria füüsik, kellest kujunes Saksa raketitehnika kosmonautika pioneer. Just tema teadusliku pagasi põhjale arendas Werner von Braun, kellest ma ka midagi ei tea, väga edukalt nii sõjas kui kosmoselendudel kasutatavaid rakette. Osales USA Faudes käib jutt ilmselt. Mis asi? Faudes käib ilmselt jutt. Ei ole, no näed. Kui sa räägid Saksamaal. Ei, ma tean Werner von Braun, et noh. Vau 1, Vau 2, noh. Tore on. Kust mina tean, no ma ei tea. Küsitav osas USA kosmoseprogrammis, kuhu kutsustada see sama Werner von Braun, kellest on jutt. No, oled sa midagi kuulnud Hermann Julius Opertist? Kahjuks ei olnud. Pakkusin midagi. Sama siin, no ei. Aga nüüd tuleme selle loo juurde tagasi. Lugu on selles mõttes ju põnev, et kunagi ühel Viljandi kollektsionääril, see oli veel Viljandi kollektsionääride klubi esimees, kelle nime on aeg mul mälust pühkinud, kellel oli suur pahandus sellepärast, et tal oli Eesti praktiliselt kõige vingem kosmosemarkide kogu. Aga esimene kosmosemark, esimese ballistilise raketiga on see kõigil poissikestel ka vist tuntud Natsi-Saksamaa 12-margiline seeria, kus on erinevad relvaliigid. Seal on ka selles teises seerias, mis on hilisemal ajal välja antud sõja lõpupoole, seal on ühe margi peal need samad Vau-raketid. Need olid esimesed ballistilised raketid. Ilma selleta poleks olnud kosmoselende. Kui meie ei teadnud ühe inimese nime, kes oli see väga oluline, siis on meie probleem. Me peaksime praegu mikrid kinni keerama, laskma muusikat häbenema natukene ja siis tulema hästi ettevaatlikult eetrisse tagasi. Tegelikult see asi tasub meile selgeks teha. Näete head inimesed, kust siis inimesed ammendavad tarkusi. Mõned loevad raamatuid nii, et silmad ütleme peas viltu, aga mõni see kogub marke ja saab oma tarkused sealt, eks ole. No, selle küsimuse Margit ei aidanud, aga ühe poetessi küsimuse juures küll aitasid, sellepärast, et tegemist poetessiga, ma küsin selle küsimuse ära. No niimoodi. Aastal 2001 paigaldati Tartus Kastani 65 majale luuletaja publitsist Larissa Goš-Gvitka auks mälestustahvel, sest 100 aastat varem oli ta lühikest aega elanud ka Tartus, mis nime all teab maailm seda oma riigi üht väljapaistvamat luuletajat. Nii, ja nüüd tuleb loogiline aretamine. No kus ta loogiline? Oota, kuule. Larissa Goš-Gvitka, no mis, halloo. No. Nõukogude ajal margikogujad reeglina kogusid ka ikkagi nõukogude marke, eks ole? Kuuled, nüüd kuuleme siis margi kogumise eelistest. Ei, ära kuule väga pikalt, lühidalt, aga tuleb kuulata. Et ja need margid ju kulusid pähe, 60. aastate margid ja minusugustel margikogujatel ju elu lõpuni pähe kulunud. No. Ja 69. aasta mark Lesja Ukrainkaga. No see Lesja Ukrainka, kus minu arust on temast veel midagi olla. Veel üks mark on temast. Okei, aga no loomulikult me teame kõik 69. aasta marki oli Lesja Ukrainkas. See on elementaarne. Ma ei saa, kuidas te olete elanud inimesed, et ei tea 69. aasta marki Lesja Ukrainkas. Ma arvan, et elementaarsem oleks võib-olla luuletajat ennast teada, mida ma kahjuks ei tunnistan, et ma ei ole tõesti ühtegi rida tema luuletusi lugenud, aga no tead, ma ütleks, aga väga lihtne tuletus ja väga lihtne tuletus. Oma maa, kuidas sa tuletad seda? Oma maa oluliselt poetessi, sa tead, et Lesja Ukrainkas no ma ei tead, et ühtegi võõramaist luuletajat muidu kui Anna Blokk ja nii mis panime meie kirja Anna Blokk, aga no see selleks. Aga see oli Lesja Ukrainka, jah? Lesja Ukrainka, no tähendab, tegelikult on selles mõttes selle luulega üldse kurvad lood, et hiljuti tähistati siin Järvamaal ju Kalju Lepiku 100. sünniaastapäeva, kui sa küsid kas või siin samas Järvamaal, no mitte koeru inimeste käest, et öelge kas või üks Kalju Lepiku luulerida või siis kas või ühe tema luuletuse pealkiri või ühelgi tema kogu pealkiri, siis ma arvan, et 95% löövad häbelikult pilgu maa ja oma seda meie maakonna tõelise suurmehe
keda siis ikkagi Eesti luules peetakse väga suureks tegijaks, loomingust ei tea tegelikult mitte halli haisugi. No. Ja kust seda enam ma peaksin teadma Ukrainka, kui sa praegu paneksid küsimuses ühe Kalju Lepiku luuletuse, küsid, kelle luuletus on, siis ma arvan... Suure tõenäosusega nüüd selle ära vastata, seepärast, et ka minul ei ole peast nagu otsida Kalju Lepikut midagi. No Kalju Lepiku luule oli niivõrd erinev, ta ei kirjutanud ühe stiilis täpselt, nagu... tal oli ka stiililiselt täiesti erinevad luuletused. Kui meil siin küsitakse praegu, läheme nii nagu mälumängija läheneb. Nii. Kui meil praegu küsitakse mingit luuletajat, Kalju Lepiku luuletus, mis mulle on ette sattunud, on tegelikult alati väga põnevad, nad kuidagi nihkes natukene. Ja on selline nihkes asi. Ja siis pandi see poisikese kuju sinna välja, eks ole. Siis oli Kalju Lepik 100 ja siis tuleb selline nihkega luuletus, mis on vastus. Iga mälumängija vastab selle ära. Ei, no seda küll, jah. Aga lihtsalt seda ma tahan öelda, et ega me väga palju ikkagi luules siin ei tea ja kahjuks on see luule selline mingi marginaalse tähtsusega kirjanduse žanr, kahjuks, et meieni jõuavad ainult sellised tõelised tipud nagu Juhan Liivi, Igav Liiv ja Tühi väli ja... Meile jõuab hästi palju Juhan Viidingut ja Ando Runneli tänu Rujale ja tänu paljudele teistele. Ja see ongi muideks suur häda, sest Kalju Lepik ei ole vist kirjutanud ühtegi lauluteksti, mille tõttu ta ei ole ka, ütleme, laiadesse massidesse jõudnud. See on muideks täiesti... Viisistajatele ülesanne. Ei ole, jah, absoluutselt, et see on üks oluline märkus, et kust jõuab see luuletekst ikkagi. Ega siis Juhan Viiding ei kirjutanud ka selles mõttes ju lauluteksti, see mida Ruja hakkas tegema, tegelikult lehitsesid poisid vihikut ja hakkasid võtma sealt. Lihtsalt no võtma. Nii oli, nagu Viiding on muidugi, me nüüd läheme teise maailma. Siin samas küsimuste blokis, kus oli ka see Ukrainkast, küsiti veel ühte nime, no neid nimesid küsiti muideks üldse väga palju selles tänases mängus või jah, selle nädalases mängus. Norra maastikumaali isaks nimetatud kunstnik elas siis 1788-1857, see on siis suri umbes 150 aastat tagasi, natuke rohkem 160, elas peamiselt Dresdenis, kus oli kunstiakadeemias professoriks, seetõttu on teda arvatud ka Saksa kunstnike koolkonda kuuluvaks, kes sama perekonnanimega mees on jätnud sügava jälje venelaste kultuuri, kuid teises valdkonnas. No loomulikult me ei tea Norra maalikunsti isa, andke andeks, ei teadnud. Me hakkasime siis mõtlema, kes see venelaste kultuuris, kellel venelaste kultuuris võiks olla selline nimi, et ta võiks olla norrakas. Vene kultuuris, kuram, kõik vene heliloojad on vene nimedega, kellelgi pole sellist nime nagu, et ma ei tea, Skriabin või Dostojevski või Tšaikovski või Šostakov. Ei ole sellist nime, et võiks olla norrakas, puhas vene nime. Ja ega me ei suutnudki midagi erilist seal välja mõelda, et ma ei mäleta, mis me sinna kirjutasime, midagi alati kirjutasime, aga jäi vastamata. Kuidas teie arutlesite? Ma isegi ei mäleta enam, kuidas moodi see sai, mul käis peast mingil hetkel mingi Röörich läbi näiteks, eks ole, mis oli see võõrapärane nimi, eks ole, ütleme ikkagi kunstniga. Röörich on väga hea pakkunud, seda ei mõeldud päegi, Röörich oleks võinud täitsa olla. Aga Röörich on hilisem muidugi olulisem. Ei olnud meil midagi tarka seal teha, aga see oli ka see koht, kus mina... sest, et Norra maalikunstid, keda sa tead? Sisuliselt ainsana võtad Munk, Karje, eks ole. Edvard Munk on tänu sellele, et ka väga hea raamat on kunagi temast ilmunud, eks ole, ja see Karje on niivõrd kuulus moel. Aga sellega sisult teeb ka joone alla tõmmata. Minu teadmise peab ka lõppenud. Norra maalikunstist sellega eestlase teadmised lõpevad. Et nii ta kipub olema. Ja ega me tegelikult Rootsigi maalikunstist palju tea. Mis me teame Rootsi maalikunstist suurt? Tea sedagi. Et nii ta on, et ega väga ei tea. Et... võiks teada rohkem ausalt öeldes. Ühesõnaga, igal juhul siis teile ka teadmiseks, head kuulajad, et Norra maalikunsti isa on Johan Christian Dahl. Nüüd tekkis meil omakorda küsimus, Johan Christian Dahl, et... Dahl, jah. Sinna oleks võinud anda vihjet, tuntud Norra novellist ja lasteraamatut autor on sama nimega, siis ma arvan... Roald Dahl oleks... Siis olnud Roald Dahl, eks ole, oleks... Roald Dahli, ma arvan, teavad Eesti... kes vähegi loevad ikka küll, sest et Roald Dahl on eesti keeles ilmunud ikkagi tohutult palju. Põnev ja mugav lugeda. Ja see on niivõrd mõnus ja tema muideks ka täiskasvanud, mitte ainult lasteraamatud, vaid ka täiskasvanute romaanid on väga mõnusad. Mina olen neid, ma arvan, vist eesti keeles ilmunud kõik läbi lugenud ja ma olen tohutu fänn ja ma olen isegi ühe tema novelli kunagi lavale pannud, kirjutanud intseneeringu sellest ja lavastanud. Nii et Roald Dahl on üks väga kihvt kirjanik, aga sel hetkel venelaste kultuuriga seda siduda ei osanud. Ja siis ilmnes, et venelaste kultuuri on sügava külje jätnud
keegi taal, kes oli vene kirjakultuuri arendaja. No see, ütleme, see viimane lause ei aidanud mitte mingil moel, vaid tekitas tegelikult rohkem segadust veel. Selles mõttes väga hea mälumängu küsimus, kui võtame raskete mälumängu küsimuste kategoorias. Tegelikult see on ka, ma ei saaks kuidagi ette, et Ants Käärmaks teinud halvad küsimused. Ma lihtsalt ühesõnaga lihtsalt me olime lollid. Jah, treeningu seade ei olnud mitte halb, vaid oli tugevamatele meestele. No jah, ja siin näiteks samas küsimustel küsiti veel ka jälle üks nimi, no jah, seda nime ma olin kuulnud küll vastusena, Tel Avivis 45. aastal sündinud 20. sajandi suurim viiulivirtuoos, mängis viiulisoolot filmis Schindleri nimekiri, sai parima muusika Oscari, talle on omistatud 4 Grammit, USA Vabaduse medal, 4-aastasena põetud lastehalvatuse tõttu mängib ta istudes, kellest jutt. No esiteks ma muidugi kahtlen veidi 20. sajandi suurima viiulivirtuoosi tiitlis. Sest et no see on nii nagu rockmuusikas parim kitarrist, eks ole. Ja no tähendab selle, et see ma natukene Eddie Van Halen just taevasesse orkestrisse läks, siis on tema kõigi jaoks parim kitarrist ja siis natuke enne oli Jimi Hendrix ja jumal hoidku, kui kurb saatus Satrianit või kedagi tabab, siis on ta ka maailma parim kitarrist. Kohe hetke pärast. Aga sama selle, ilmselt me teame siiski juudi viiuldajaid eelmises sajandis päris palju. No meie kirjutasime Jehudi Menuhin, teie kirjutasite, ma kuulsin sa ütlesid Gidon Kreemer, eks ole. Nii et need ilmeb, et siukene juudi viiuldajate valdkond nagu väga tundmatu siiski ei olegi. Tegelikult on muidugi, üks huvitav tähelepanek on siin. Vahel me kujutame ette, ma mõtlen siin ennast ja võib-olla minusugust, äkki sina oled parem, aga kujutame ette, et me mingis valdkonnas nagu teame palju, sest see valdkond tükib meile kogu aeg. Kogu aeg on ju süvamuusik propageerimist toetatud, on tasuta teda reklaamitud igalt poolt ja niimoodi. Ja kuna seda tuleb jälle, see viiuldaja siin, see viiuldaja seal ja selline asi tuleb nagu selline, nagu tuleb uksest ja aknast sisse, siis tundub, et me oleme selle sees ja me nagu jagame, tegelikult ei jaga ju mitte midagi, eks ole. Ja iseenesest tekib ka selline küsimus, et võib-olla pole hilja, võib-olla oleks minul tekkis selle mõte, võib-olla tuleks ennast natukene harida, natukene kuulata, kusjuures hea viiulimuusika on tegelikult üks väga nauditud asi. No mina näiteks kasutan oma väga mõnus harimine. Lavastuste juures väga palju just nimelt klassikalist viiulimuusikat ja tõtta öelda ma näiteks ka pikkadel teedel autoga sõites, mida ma päris palju teen, ma kuulan ikkagi klassikalist muusikat. Klassikaline muusika on sõidu jaoks nagu minu meelest nagu väga mõnus, ma ei tea, kuidas kellelgi, mulle meeldib ja selles mõttes ma nagu arvan ka, et ma päris võhik ei ole. Sa oled selline sangviiniline tüüp ka, et sa võid nagu väga optimistlik olla liikluses, aga kui sealt tuleb kogu aeg sellist muusikat nagu sel päeval, kui Tšernenko ära suri telekas, siis see annab sulle nagu märku ka. Aga õige vastus oli Isaac Perlman kirjutatakse ja on küll, jah. Tuleb ette küll, et on. Tuleb ette küll, et siuke viiuldaja tõepoolest oli. No see istudes mängimine, see oleks võinud ju siis nagu vihji anda, aga seda tõesti ei teadnud aga jah, et Isaac Perlman siukene viiuldaja oli ja suurepärane viiuldaja, et see on muidugi poolt küsimus. Muidugi rääkides sellest pop- ja klassikalisest kultuurist, et siis tõepoolest on kuidagi nagu ajakirjanduse rõhuasetused sellele klassikalisele nagu väga palju rohkem viltu, või nagu üldse nagu sellised suurema tähelepanu märgid, et täna muideks peaks vist ilmuma ju YouTube, Iiri Post annab siis välja YouTube, Margit, sina suur filatelist, kindlasti tormad neid kohe nüüd ostma. Ma nii suur ei ole, et ma kõik uus uudisväljandid teaks. Et näed, kuidas siis nagu Iiri oma niisugust popkultuuri või rock-gruppi nagu siiski ikkagi nagu ta löntsib selles mõttes sabas, ameeriklased on ammu kõik välja antud. No just, aga kas sa meil tead mõnda popgruppi, millele oleks mark välja antud? Millel oleks mark välja antud? Oi, järjest. No Eestis. Eestis ei ole. No vaat sellest ma räägingi. Selles mõttes, et aga ei, muidu maailmas on hästi palju. Okei, järgmine küsimus. Vaat näed, kuidas ma ei teadnud ja oleks pidanud teadma, muidugi oleks, vaat selle viimase küsimus, see küsimus, mis ma nüüd loen, on see, kus ma tõepoolest nagu hinge ei kraapima, et nii palju oli sellised asju, et ma pean ju teadma, see on ju kultuur, ma peaks ju teadma. 1882. aastal kirjutas Mehhiko olilooja Mendoza Cortez loo Cielito Lindo. Me ju kõik teame, Cielito Lindo, loomulikult see on igal plaadil, kus on võtamele latino hitid läbi aegade, Cielito Lindo, kõik me teame seda. Seal on ühesõnaga hispaaniakeelsed sõnad, sa pole tähtis, lugu on olnud Gianna Pavarotti ja ka Lady Gaga repertuaaris. Ja mis sõnadega algab loo refrään eesti keeles?
no selle mina teadsin kohe ära, sest see ai Celito tuleb ikka väga ette. No ja ta on, ja saad aru, mul ei tule pähe, no ei tuld, ai, la. No ilus Hispaania siukene lugu ja eesti keeles siis joo, sõber, joo, aga vaat siin on väike see konks on sees, et hispaania keeles on ta ai, ei polegi nagu sõnu. On küll. Ja sõnad tulevad hiljem, aga see meil on see joo, sõber, joo, ai, vaat see kõige tuntum fraas on nendel tegelikult nagu mitte sõnadena siis, et joo, sõber, joo, ja no seda on siis laulnud Luciano Pavarotti, kas ka eesti keeles. Ants Käärma suure mõnuga luges ette enam-vähem kõik tuntud salmid pärast küsimus kommenteerides. Ja no see ongi see ja selles mõttes, et mis siin salata, ka meie oma peoansambel Boss esitab seda pidudel pea ainsa valsina, mida me teeme. Oma enda lugu ei tulnud ära. Ja seda me teeme igal peoõhtul, see on niisugune, mida alati rahvas suure rõmuga niimoodi kella 11 juba kaasa jüriseb, eks ole. Aga no vaat sellel hetkel ja pähe ei tule ja ausalt öeldes siiamaani vaevab mind see, et kuidas see mul nüüd meelde ei tulnud. Aga no nii ta on. Samas küsimuste plokis, järgmine küsimus. See kaunis daam, pildil on siis üks kaunis daam, niisugune mustvalge pilt, kes suri 1987, alustas filmikarjääri 1914, aastatel 23-34 oli Hollywoodis, seejärel asus Saksamaale, kus aga Goebbels keelas teda filmida. Hitler jällegi tühistas keelu, 41. aastal pöördus tagasi USA-sse. Maailm tunneb teda pseudonüümi järgi, mille ta laenas Itaalia poetessilt. Tal on ka täht Hollywoodi kuulsuste alleel. Kes? Nii, see on nüüd piinlik koht, et sellega mööda panime, aga kui siin internetis oli teema üleval, et mis oli parim küsimus, siis mulle tundub, et mingis tähenduses oli see parim küsimus ja ma kohe seletan, miks. Mina tean seda tädi tegelikult lapsepõlvest peale, sellepärast, et tema pildiga postkaarte liikus Eesti ajal päris palju. Ei, oota, neid postkaarte vedeles kodudes lihtsalt. Ja minule öeldi juba lapsena, no see on üks laulja, kellel on hästi madal hääl. Saad aru, siin teati peamiselt laulja, kellel on hästi madal hääl ja sellega jäi ta mulle ka meelde, hiljem olen hästi palju tema pilte näinud, enamasti need pildid vastavad tema siis sellele lauluhäälele. Keegi võib nuputamata, kes on Tango Notturno, on tema kõige tuntum etteaste filmist. No see pole tähtis. Aga see pilt, mis siin on, selline tütarlapselik pilt. Ja nüüd tuleb üks oluline asi, miks see küsimus on huvitav. Tegemist on filmikunsti ajaloos väga tähtsa inimesega. Sellist silda, kus keegi tuleb, saab tummfilmi staariks ja siis tuleb helifilm peale ja ta saab helifilmi staariks tänu oma võrratule lauluhäälele, siis tekibki nagu selline kaks momenti ja see pilt on kindlasti tummfilmi ajastust, kus on habras tütarlaps. Pärast tuleb natukene selline vambilikum toon tema sisse. No ma arvan, et sa võid siin palju nüüd rääkida, aga ma arvan, et ega enamus inimesi ikkagi ei ole kuulnud Poola neegri nime. Ma arvan, et enamus inimesi, kes võiks kuskil mälumängu võiskonda minna, on siiski ikkagi kuulnud. Sa olid kindlasti kuulnud seda nime. Poola neegri nime muidugi ma olen kuulnud, sellest pole üldse küsimus. Aga miks on küsimus tugev? Küsimuses ei ole sõnagi laulmisest, mille järgi nagu peamiselt ajanaalides on jäänud, seepärast, kes ikka need mustvalgeid 30 aastate filme väga palju vaatab ja toodud välja need natsi-Saksamaa teemad, mis on õigustatud, sest ta on üsna puhas poolakas, ema oli tal poolatar, isa oli ka mingi slaavlane sedasi ja tema nimi Poola ei vihja Poola, tuleb tema Apolloonia on tema õige nimi, sellest lühendist. Kõige selle teadmise juures me ei saanud seda vastatud, sest see pilt eksitas, muusikast polnud juttu ja kõik need, et selles mõttes väga tugev küsimus, väga kihtilt esitatud ja väga olulise inimese kohta. Ka seda ma ei teadnud, et ma pärast vaatasin järgi, et kust poetessitas oma nime laenas selle perekonnanime Negri, mis tähendab ju itaalia keeles mustad, laenas ta kellegi poetessilt Ada Negrilt, kelle luuletusi ma olen veel vähem lugenud kui Leesandrega omasid. Okei, aga veel üks väga siis parima mängu küsimuse tiitlile kandideerinud küsimus jälle ühest filmitähest, kes sündis Prantsusmaal 1918, jõudis koos Lee Duncaniga USA-sse, sattus lühiossa filmis Rinti, millega teenis $350
USA dollarit. Film Man from Hell's River tänu seal osalemise oli niivõrd edukas, et päästis pankrotist filmikompanii Warner Bros. Ta oli USA-s tohutult populaarne, tegi kokku kaasa 26 filmis ja tal oli raadios oma show. Tal on ka täht Hollywoodi kuulsuste alleel, kellest jutt. Väga tuntud nimi, No on, jah. Millest ma tegelikult väga vähe tean. No on, jah. Ja näiteks siin on mälumängijatel üks selline vihje, et tuleb olla häbematu ja mitte karta vale vastuseid. See sama Rinti tegelikult minul käis... No ühesõnaga õige vastus on siis Rintintin või see on siis koer. See ei ole üldse mitte inimene, vaid see on siis koer, kes oli USA-s nii populaarne. Ja Rintintin, ma arvan, seda nime kõik... Ja mul käis see peast läbi, aga mulle tundus, kui see nüüd vale peaks olema, see on nii nõme. Ja ma ei öelnud isegi oma võistkonna kaaslastele seda välja, midagi sinna läks, aga see Rinti... Mulle tundus, et kas ei olnud see teema, eks ole. Natukene sama küsimus oli ka siis et oli meie Järvamaa blokis, mis on ka siuke nagu eksitav, et paneme nagu, kus see Järvamaa blokk meil siin on, ma ei suuda teda nii kiiresti leidagi. No igal juhul küsiti, et 18 aastat 10 päeva tagasi, 3. oktoobril 1992 toimus Paide kultuurikeskuses Matuse talitus, kus musitseerisid Ants Taul Torupillil ja Erki Aavik viiulil, rahvast oli palju, emotsionaalseid sõnavõtte, samuti nimetage kadunuke. No võt selline nagu natukene eksitav küsimus, eks ole, et kes on see kadunukene. No arusaadavalt oli, et ega vist ei küsitaks, kui mingit reaalset inimest oleks maetud ja samamoodi ka siin, et see pole nagu reaalne näitleja. Me ka ei teadnud, aga... Mina pole kuulnud, aga meil võistkonnas keegi oli, milleks Ründo võib-olla, keegi teadis veel. Vastas ära või? Jah. Kuidas te nii vähe punkte kogusite, kui te nii palju asja ära vastasite? Ei vastanud nii palju asja, Poola neegrit me ei vastanud ära. Aga Vilja Veski saadet, telesaadet Vilja Veski, mis oli tõesti nõukogude aja lõppudes tohutult populaarne, lõpetas oma tegevuse ja siis Matuse talitus või selle saate viimane selline suur pidu toimus siis ja Paide kultuurikeskus, meie panime vist Paide rajoon, meil ei tulnud paremat asja pähe, et mõtlesime, et äkki Paide rajoon siis nimetati lõpuks ametlikult maakonnaks, nagu siis Järva maakonnaks ümber. No tundus nagu päris hea vastus. See oli asja, mida pidi teadma. Muuseas, selle Rintintini kohta ma võin öelda veel sellise asja, et ega sa võid ju Eestist genereerida samasuguse küsimuse, nimetada näiteks Artur, kellel oli oma telesaade, aga kes ei töötanud Eesti Televisioonist režissöörina. Oot, kui me rääkisime Eesti Televisiooni juurde läksime, no nii. Said sa praegu aru küsimusest või? Ei, ma ei saanud aru. Ei saanud aru. Ootan, ma küsin su käest küsimuse hoopis. Aga ma küsin sinu käest, kes oli Artur, kellel oli Eesti Televisioonis oma saade? Kass Artur. No täpselt. Nii, kuule. Nimetage Eesti Televisiooni saatejuht, sündinud 1962, kelle isa oli 64. aastal Sansibari peaminister. No tuli ainult minna Eesti Televisiooni saate ja saad aru, ma kuulesin siis vahepausil, mida võistkonnad vastasid Astrid Kannel ja Margit Kilumets. Meie vastasime Margit Kilumets. Mõtlesime kogu aeg, kes võiks olla sündinud näo järgi, umbes sellisel ajal, eks ole. Kuna ei tea... et Margit Kilumets seda ei kuule. Kuna ei tea mitte midagi. Näo järgi võiks olla ta isa Aafrika päritolu Sansibari peaminister. Ei. See on see, et Astrid Kanneli isa võiks... Kustuta endast rassist. Sansibari peaminister ei pea olema mustuga tekad. Ei pea. Kus Sansibar on suhteliselt valge saal, et selles mõttes küll, et aga no ikkagi see nagu tundus ikka ääretult koomilised ja toredaid vastuseid. Aga siis ilmes, see õige vastus on, ma kohe nüüd lugema ilusti paberilt maha selle Jelena Hanga, ETV Plus saade Oma tõde. Saatejuht siis, see on siis venekeelne saatejuht ka ja tema isa Abdul Qasim Hanga oli siis see peaminister. No aga väga hea küsimus. No küsimus on raske, hea, jah. Aga väga hea on küsimus. Hea, aga omavahel, ja täitsa tore fakt, et Eestis tõepoolest töötab Sansibari peaministri tütar, mis iseenesest on päris nagu huvitav, kihvt teadmine, aga no ausalt, mina poolt seda varem kuulnud ja ega siis oli üks maal, küsites, kelle maal on, tema looming on meile väga tuttav, siis kui vastus tuli, siis on tema looming on tõesti meile ääretult tuttav, kui see pilt on, mitte midagi ütle, mingisugune ookeani rannal, täiesti suvapilt, ja siis tuleb välja, et see on siis meie rahatähtede kujundaja Vladimir Taigeri tehtud maal, järjekordselt, eks on, kurat. Või siis näiteks samamoodi küsiti jälle niisugune hea vihje,
et küsitav on viljakamaid tunnustatumad Soome lastekirjanikke, kelle teosed on tõlgitud 36 keelde ja üle 10 miljoni eksemplari. Tema raamatute kangelased on reeglina loomad ja süžeelt pärit klassikalistest teostest. Sama perekonna nime kannab üks Riigikogu liige. No jälle niisugune tore vihje juures, sa hakkad mõtlema, no nendel Soome lastekirjanikke ju. No tegelikult ei tule. No kusjuures, see on nii, vaat oleks võinud mul tulla pähe, sest et ega ma ju käin raamatupoodis ja vaatamas riiulist küll ja tõttu öelda ju Soome kirjanikud on see Lassila ja kes seal on täitsa toredad lastekirjanikud. Aga siis Kunnas oli selle mehe nimi ja Mauno Kunnas, tema raamatud on tõesti eesti keeles ka tohutult palju, ma ei tea nüüd öelda kui palju, aga ikka on väga, väga kõvasti ja Mauno Kunnase ma arvan, ma isegi lugenud mõnda, nii et järjekordselt, näeb, meelde ei tule. Palju nimesid, aga veel üks nimi, jälle nimi küsiti siis. Daniel Boone elas 1734–1820, Ameerika esimesi pioneere, kütt ja ärimees oli ka üks esimesi USA rahvakangelasi. 18. sajandi lõpul rajas metsikute paikade tee, mida mööda 100 000 uusasukad rändasid üle Apalachi mägede ja asustasid sealsed alad. Sai kuulsaks nii Ameerikas kui ka Euroopas pärast tema seiklusi kirjeldava raamatu ilmumist, mis nime all on siis see mees Eestis tuntud. Ära mõistatasime. Meie ei mõistatanud. Kui sa mõtled selliseid raamatud, kus siis üks valge mees seikleb Ameerika metsades, mis sul esimesena pähe tuleb, meil tuli muidugi nahksuhka jutud. Sai selle ümber tiirjalt ka meenutatud, et tiirve, kütt ja kes mis asjad. See oli kõik nahksuhka jutud, eks ole. Aga kellegil naksas ära ühel hetkel aga meie muidugi ütleme siis juba Oskar Luts oli klassik, kui ma ütlen juba Oskar Luts, siis ütlevad kõik selle peale kui ära naksas, siis ei olnud kahtlust, see on õige vastus, mis pähe tuli. Et eestlased tunnevad seda tõepoolest siis metsikut venda, kes elas siis juba 200 aastat tagasi, täpselt 200 aastat tagasi suri, kujutate ette, eks ole, ja selle mees on siis Eestis tuntud kui Kentucky lõvi, et kevades siis Toots temast rääkis. Veel üks huvitav teadmine. Eelmise sajandi 80-ndatel tarnis PepsiCo Nõukogude Liitu oma joogikontsentraati, milles koha peal valmistati Pepsit. Kõik me jõime Nõukogude ajal Pepsit, eks ole, ja see oli niisugune täielik läänelik luksus. Kuna Nõukogude rubla polnud konverteerita, siis tasus Nõukogude Liit kontsentraadi eest Naturas, vahetati siis kauba vastu. Üks maksevahend oli muidugi Stalitšna ja vodka, mida venelased siis võisid anda, täitsa loogiline. Aga 80-ndate lõpus lisandus veel üks, mida võib seostada ka Gorbatšovi arusaamadega, mis oli see teine kaup siis, mida anti ja siis väike vihje, 89. aastal tarniti seda teist maksevahendit 20 ühikut. Ühesõnaga, see pidi olema päris suur asi, 20 asja anti, me väga palju mööda ei pannudki. Meie panime, et need suured veoautod belassid. Ma ei mäleta, mis meil kirja läks, meil läks kirja midagi, meil jäi lauda vaidlus ja enam teadmine, et vastus on vale, mis ka oli väga õige eeldus, oli tõesti vale, ma mäletan, mis seal jäi, aga põhimõtteliselt me omas vaidluses olime nagu vist lähedal sellele, et meil tekkis küsimus, et palju see kurjavaimu Pepsi võis maksta, äkki ta maksis nii kohutavalt vähe, et see polnud vaja mingi väga suurt asja 20 seal anda. Et kui meil oleks jäänud peale seisukoht, et ta pidi maksma väga palju, siis tegelikult ütleme, et see väga napikaks, et siis on selge, et mis on siis suur asi, mis on üldse suur ese, kõige suurem ese, laev on kõige suurem ese põhimõte, mis saab olla, mida saab kohalt liigutada, maja on veel suurem, seda asja liigutada, eks. Et põhimõtteliselt see arutelu oleks viinud nagu finaali, kindlasti paljusid viis. Jah, et õige vastus oligi see, et see 20 laeva ja mitte laeva siis nagu sõitmiseks, vaid need laevad omakorda läksid vanarauaks. Sõjalaevad. Ehk siis sisuliselt anti nagu rauda lihtsalt, mis siis nagu võidi laeva kujul siis Rootsi ja Rootsi andis siis juba pappi vastu. Aga küsimus oli vist selle, ma saan, et need olid sõjalaevad. 17 allveelaeva, üks ristleja, üks fregatt ja üks miiniristleja. Täpselt, et 20 Gorbatšovi nagu siuke rust rahumeelne lähenemine passis siit
läbi, et kola polnud enam vaja väga. No igal juhul selline järjekordselt üks tore. Ja siis mind küll ausalt öeldes see küsimus nagu natukene häritas. Ehk siis üks blond naisterahvas on pildil, näha selline tubli naisterahvas. Ta on tunnustatud treener, kelle hoolealused Julia Lipnitska ja Alina Šakitova on olümpiavõitjad ja Jevgenia Medvedjeva 2 korda maailmameister, kes kui vene nimed, just on mingi vene treener on ja kui orden on tal rinnas, näed, vene orden, vene tunnustatud blond treener. Ja me siis peaksime teadma nüüd iga vene tunnustatud blondi treenerit. Ei pea, Arlet. Teavad need, kes mängusid võidavad. Aga meie ei teada. Õige vastus, Eteri Tutberitse. Eteri Tutberitse. Ma arvan, et... Aga kui minu ajukurus oleks siuke nime kui Eteri Tutberitse, siis oleks sinu võistkond Türi võistkonna asemel võitnud. Ma arvan, et seal võistkonnas ei naerdud väga palju. Ja sport on tegelikult Eesti mälumängukultuuris on spordilatt keeratud kohutavalt kõrgele ja selles mõttes ma väga palju ei imesta. Mul ei ole ka statistikat, ma ei tea, kas keegi selle ära vastas, aga ma ei imesta, kui vastas. Aga samas on see ikkagi niivõrd koomiline Eteri Tutberitse ja see pidavalt olema siis veel nagu iluusutamise treener. Et tõesti ei tea, kõik vene iluusutamistreenerid nimepidi. Meil on saate lõpuni 4 minutit, mõtle välja veel, mis on väga halb küsimus või väga raske. Ei küsi enam, siin on tegelikult neid küsimusi oli väga palju. Et jah, selliseid toredaid küsimusi. Need tsitaatidest oli meil juttu. See on siin ilmas ikka nõnda, et väiksem orjab suuremat, nõrgem, tugevamat, rumal, targemat. See on jumalast nõnda seatud ja kes astub selle vastu, see astub jumala vastu, aga kes astub jumala vastu, seda ootab hukatus. Kes ütles, milline Tammsaare romaani tegelane seda ütles? Ma arvan, et selle vastasid kõik ära. Meie ei vastanud. Ei vastanud, kuidas see võimalik on? Me panin Maurus. Ei, selles on nii pahatahtlik ja petlik toon sees. Aga mauruslik tõde oli täitsa siin Maurus ei oleks sellist sihipärast tõeväänamist teinud, kes oli Tammsaare tegelane, kes tõde kogu aeg kavalasti ja sihipäraselt ja igal juhul, näed kavalasti väänas kavalants. Me saime teiega sama palju punkte, aga ma vaatan, et meie panime... Sa nokkisid praegu välja need küsimused, mis sulle meelehärmi tegid, aga need ei pruukinud meile meelehärmi teha, nii et selles mõttes meie võistkond paistis praegu nagu ilusas valguses. Aga meie ei pannud seda küll ära. Jälle mind nagu tundsin ennast nagu puudutatuna, et sükest Tammsaarelikku teksti võiks ju nagu tunda ja teada. Kuigi meil ka vastamata, sama Rintintin jäi meil vastamata ja Poola Negri jäi vastamata. Aga et jah, tõepoolest kavalants siis sellised, tsitaate muideks oli siin veelgi, aga see selleks. Igal juhul tõepoolest järgmine mäng on siis Paides ja ma tean, et Mati teeb küsimused. Ei ole kindel. Üksi ma seda au endale ei võta, sellepärast, et ma pean vaatama, kuidas me mõne võistkonna lauda saame, sellepärast, et vähemalt veel 2 meie võistkonnaga tihedalt seotud isikud on juba küsimusi tegemas usinasti, nii et kindlasti me teeme äärmiselt ebameeldivad küsimused, mis lasevad küsimuse tegijaid auväärsena paista. Ootan rõõmuga. Ainuke asi, et kuna oma võistkond läheb siis nagu muudetud koosseisus ka lauda, siis me peame arvestama sellega, et omadega peksa ei saaks pärast, nii et natuke tuleb soheldada sellel teemal. Ma tahaks öelda ka seda kuupäeva, millal meil see järgmine mäng on, aga ma peast ei mäletagi, kas sul on meeles? Kui sa mõtled, et ta peaks olema endiselt teine teisipäev, nii nagu ta meil alati on kombeks. Siis teeme selle 10. novembril ära. Just, 10. november, siis ma saan aru Paide Kultuurikeskuse kohvikus. Loodetavasti meil on selline plaan, kui Priit Põder ütleb, et tema arvates on see ka ilus plaan, siis me teeme selle ära, aga kui tal sellel päeval on mingisugune pulm või matus sees, siis me otsime teist kohta, nii et see on praegu... Aga see on jah, aga igal juhul, et kõik on oodatud siis 10. kõik paidelised, paidekad, kes siin meid praegu kuulavad, siis võtke oma 4. seltskond kokku, nagu te näete, siis oleme me sama lollid tihti peale kui kõik teised, et ei maksa häbeneda, vastupidi, tore seltskond ja väiksed sellised tarkused erad juures ja tulge igal juhul kohale 10. november, siis ootame teid. Nii, aitäh kuulamast. Kilvatund.